Tere! Tahan natuke rääkida selles videos piiridest. Mis piirid on, miks need olulised on ja kuidas ära tunda piire, oma piire ja mil määral või millist mõju, millist rolli piirid inimese elus mängivad. Ja ma teen ka annan siia sellise koduse ülesande või harjutuse sulle, et kui sa tahad seda teha, siis kuula see video lõpuni ja tee kaasa. Et kõigepealt natuke sellest, et mis piirid on. Piirid, kui me mõtleme, siis see esimene sõna, ilmselt assotsiatsioon paljudel on see, et piirid on midagi füüsilist, need on nagu mingi aed või mingisugune piire, eks ju, me kujutame ette või midagi sihukest, et füüsiliselt, et riikidel on piirid. Aga on ka teistsuguseid piire, et kui psühholoogias või teraapias räägitakse piiridest, siis mõeldakse inimeste piire, mis puudutab, ja need on ka füüsilised piirid, et piirid, kuidas ma ennast näen näiteks mingis ruumis, kui palju ma tahan, et vahet on näiteks teise inimesega, minu ja selle teise inimese vahel. Et see on nagu füüsilised piirid või ka seksuaalsed piirid, et kuidas ma lasen kellel, kuidas ennast puudutada, kuidas läheneda, kui lähedal ma olen. Et see on üks piiride liik nii-öelda ka, mis on väga oluline, aga on ka emotsionaalsed piirid. Need on siis piirid, mis puudutavad meie tundeid, meie vajadusi ja meie sisemaailma, meie iseloomu, meie isiksust ka. Ja ma natuke räägingi sellest, et nagu ma rääkisin, siis on need füüsilised piirid, mis on siis see, et mida sa võib-olla oled märganud näitena, kui tuua, on see, et kui sa oled kuskil seltskonnas ja siis keegi näiteks tuleb suga rääkima või sa räägid kellegiga lihtsalt selles seltskonnas ja sa märkad, et see inimene tuleb sulle lähemale ja lähemale. Ja sina näiteks, ütleme, taganed, et sa tunned, et sa tahad sammu tagasi astuda, siis see on üks märk piiridest. See on näide sellest, kus nagu see inimene mingil põhjusel tahab sulle lähemale tulla, ta tunneb, et ta tahab sinuga suuremat lähedust, tal ei ole vaja nii suurt vahemaad. Aga sina tunned, et ta ei ole võib-olla sulle nii tuttav, sa ei tea teda nii hästi ja sa tunned intuitiivselt, sa isegi ei mõtle seda, aga su keha justkui astub sammu tagasi. Ja sa tunned, et seda on natuke suuremat vahemaad, et see on näide füüsilisest piirist. See on näide, kus need nagu ilmsiks tulevad tihti. Ja nad võivad ka muutuda ja see oleneb inimesest, et näiteks pereliikmega või lähedasega või sõbraga sa tahad olla palju lähemal, aga näiteks oma õpetajaga või kolleegiga sa ei taha sellist lähedust. Ja see on ka see, et näiteks keda sa kallistad või ei kallista või kellel sa tahad käest kinni hoida, kellel sa ei taha. Et see puudutab füüsilisi piiri, see on lihtsalt näide sellest. Või üleüldse, kui vaadata, kuidas inimesed näiteks kuskil ruumis, kui nad koos on, kuidas nad istuvad. Et ühed istuvad kaugemal teistest natuke, hoiavad oma ruumi nii-öelda, sest piiril on ka see ruumi mõiste, et minu oma ruum, mis on väga oluline. Ja mõned istuvad kaugemal siis teistest ja teised istuvad justkui väga lähestikku, et neil ei ole vaja seda vahemaad. Kui veel piiridest rääkida, siis mis seda mõjutab, kui näiteks seda näidet tuua, et sa räägid kellegiga, ta tuleb sulle aina lähemale. Seda mõjutab suures osas meie piiride kujunemist, seda, kuidas me aru saame piiridest ja erinevatest tüüpidest, piiritüüpidest on see, et kuidas meie areng on toimunud, kus me kasvanud oleme, millises keskkonnas, milliste inimestega, milline on see pere, kellega me kasvasime, kuidas nemad suhtusid piiridesse ja ka see, milline meie lapsepõlv oli, kuidas meid kasvatati. Näiteks ka see, et kui lähedal või kaugel meie vanemad meile olid, et kas nad puudutasid meid, kas nad võtsid meid sülle palju või just ei võtnud. Võib-olla su ema-isa on sind korra elus ainult võtnud sülle või kallistanud või ei olegi kallistanud.
see mõjutab, see võib mõjutada seda, kuidas see laps kasvab ja kuidas tema oma piirid seab või kuidas tema, praegu ma räägin just sellest füüsilisest poolest, piiride füüsilisest poolest. Aga kui võtta emotsionaalne pool, tuua näide, et ja ma enne seda räägin ka natuke seda, et miks piirid olulised on, mis nad on. Piirid näitavad meile, nad eraldavad meid välismaailmast, nad näitavad, kes meie oleme. Ehk siis see puudutab meid kui indiviide, meid kui isiksusi. Kuidas mina eristun teisest inimesest, piir on ka näiteks see, et mulle meeldib vanillijäätis, aga mu sõbrale meeldib šokolaadijäätis, ka see on piir. Ehk siis see eristab, minul on oma eelistused ja valikud ja sul on oma eelistused ja valikud. Et see piirid on seotud väga tugevalt sellega, et kes me oleme, kuidas mina eristun teisest inimesena, kuidas ma olen erinev teisest inimesest, kuidas ma olen unikaalne võrreldes teistega või välise keskkonnaga või teiste inimestega. Ja emotsionaalsed piirid on siis näiteks see, et millised minu vajadused on, mida ma vajan, mida ma tunnen mingis hetkes, mida ma luban endaga teha, mida ma ei luba endaga teha, mis teemadel ma tahan rääkida, mis teemadel ma ei taha rääkida ja kellega, sest see ka oleneb suhtest. Mida ma tahan endast avada ja mida ma ei taha endast avada, kellele ma tahan oma tundeid, mõtteid, vajadusi väljendada ja kellele ma ei taha seda teha. Ja kui rääkida sellest, et miks on olulised piirid, siis see on see, et nagu ma ütlesin, see näitabki seda, et kes me oleme tegelikult, kuidas me eristume teistest inimestest, kuidas meie unikaalsus siin maailmas väljendub. Ja seal on ka oluline muidugi see, et kui palju me teame oma piiridest tegelikult ja kui palju me kuulame neid, kui palju me austame neid. Kui palju me oleme teadlikud sellest, kui neid piire ületatakse. Ja mida me siis teeme? Ja nüüd ma jõuangi tegelikult olulisema punktini selles videos, ehk siis ma toon näite sellest, et kuidas inimene tihti aru saab, et ta piire on ületatud, näiteks kui me räägime praegu emotsionaalsetest piiridest. Et ma toon sellise näite, et sa näiteks räägid oma sõbraga, oma tuttavaga või oma kolleegiga ja ta jutu käigus ütleb sulle midagi. Aga see, mis ta ütles, on sinu jaoks solvav. See on sinu jaoks midagi, mis tegi sulle haiget. Ja sa võib-olla tunned seda enda sees mingil määral, aga sa nagu lähed edasi selle jutuga ja sa ei tee välja sellest, ütleme, et mis toimus. Aga sa pärast justkui miski käivitub sinus või sa ärritud või midagi nagu muutub sinus, et sa saad aru, et midagi toimus, mis oli väga oluline. Ja see ei olnud sinu jaoks okei, mis toimus. Võib-olla see hakkab sinu sees ketrama, sa hakkad mõtlema sellele. Et see on näide sellest, et kus tihti inimesed õpivad oma piire või saavad aru oma piiridest, et midagi juhtus, see toimus ja siis sa hiljem saad aru, et näiteks, et see ei olnud mulle tegelikult okei, mulle ei meeldinud see, mis toimus. Ja siis, mis võib taoliselt juhtuda, sa võid enda sees kogeda pettumust, ärrituvust, viha. Ja need tunded on väga olulised, sest need tunded, nagu ma olen ka varasemates videotes öelnud, et tunded on meie indikaatorid sellest, kes me oleme, mis on meie kogemus mingil hetkel ja mida me vajame. Ja see on see pool, et need tunded tulevadki sulle näitama, et sinu piir sai ületatud. Tihti on see just vihaga seotud. Et viha on tihti see õpetaja, viha on see, mis näitab, midagi on toimunud ja mulle ei meeldinud see, mis toimus, ma ei tahtnud, et see oleks toimunud, aga see toimus ikkagi. Et seal on teatud ka selline, et mul ei olnud kontrolli selle olukorra üle või ma ei saanud enda eest seista, ennast kaitsta viisil võib-olla nagu ma tahtsin.
kui see on toimunud, siis see on tegelikult väga hea kogemus. Ma arvan, et seda on paljudega juhtunud, see näide, mis ma ütlesin, et miks see on hea kogemus, miks see on justkui nagu kingitus, sest see näitab sulle seda, et kus sa oma piire ei teadnud, ei jälginud, kus ei osanud neid austada ja enda eest seista. Ja selle pinnalt sa saad tegelikult teha muutuse. Ehk siis järgmine kord, kui midagi sihukest juhtub, kuidas sa siis käitud? Kui keegi ütleb sulle midagi, võib-olla su isikliku elu kohta, midagi, mida sinu valikute kohta ja see on solvav. Et mida sa järgmine kord teed? Et kas sa ka vaikid, lihtsalt neelad selle alla või sa väljendad ennast ja sa ütled, et mulle ei sobinud see, et palun ära ütle niimoodi, et see teeb mulle haiget. Ja sa võid ka rääkida ja põhjendada, see on väga hea, kui sa ütled, miks. Võib-olla see puudutab sinus mingit kohta, millega sul on veel vaja tegeleda või see on sinu jaoks isiklik teema, tundlik teema, siis seda väljendagi, seda ütlegi sellele inimesele, kui sa tunned seda vajadust, kui sa tunned, et see inimene on sinu jaoks piisavalt oluline, et sa tahad seda teha, sa tahad avada talle ennast. Et see on ka oluline tunnetada, et kas see inimene on minu jaoks piisavalt oluline, kas ma tahan investeerida suhtesse temaga, kas ta on mulle piisavalt oluline, mis suhe mul taga on, et ma tahan talle selgitada, mis juhtus, sest ma tahan muutust, ma tahan austada ennast ja ma tahan ka sellele inimesele teada anda, et mis toimus, kuidas ta mu piiri ületas ja võib-olla mida ma õppisin selle kohta. Või siis sa tahad talle seda öelda, mis toimus kohe pärast seda, et kui sa saad aru, see on toimunud, võib-olla sa tahad temaga rääkida. Et see on äärmiselt oluline samm, kui sa oled aru saanud, et midagi sihukest on toimunud, sellepärast et sa õppisid ja sa seisad enda eest. Ja piiridega on ka veel see teema, et piirid on pidevas muutuses tegelikult, võib-olla mitte pidevas muutuses, aga nad muutuvad ajajärgus vastavalt meie arengule, vastavalt meie eelistustele, sellele, kuidas meie elus liigume, ka suhtes piirid võivad muutuda. Et see, mis ühel hetkel tundus, et see ei ole nagu okei ja ma ei taha seda, teisel hetkel sa võib-olla tunned ennast juba piisavalt turvaliselt või mugavalt, et seda avada või see piir muutub. Ja siis on hea see piir nagu muuta ja sellest ka teada anda ja kooskõlastada selle teise inimesega, et piirid võivad muutuda, nad ei pea olema nagu kivisse raiutud. See on väga okei, kui nad muutuvad, aga oluline selle juures on, et sa märkad, et see muutumine tuleb teadlikust kohast või sa tead, miks nad muutusid ja see on sulle ka päriselt okei, et nad muutuvad. Mitte, et nad muutuvad sellepärast, et teine inimene kuidagi mõjutab sind või tahab, et nad muutuks või ütleb sulle, et see ei ole okei, et sa niimoodi oma piire väljendad või et sa nii tunned. Sellisel viisil ei ole muutus okei, et siis see on nagu väljastpoolt survestamine, kellegi survestamine või manipulatsioon tihtipeale, mis suhtes väga palju toimub, et kui rääkida, kui ma toon mingi näite oma klientidest või inimestest lugudest, mis mul läbi käivad, siis inimene ütleb midagi, su partner ütleb sulle midagi, sina väljendad enda mingit arvamust millegi kohta ja partner ütleb, häbistab sind selle pärast või ignoreerib seda või alavääristab sind. Et justkui see ei ole okei, et sa nii tunned või sa mõtled, siis see on tegelikult manipulatsioon ühelt poolt ja see on ka piiriületus, et ta ületab sinu piiri. Ja tegelikult, kui sa kuulad oma või sa oled ühenduses iseendaga mingil määral, siis sa tunned seda enda sees. Et see on sihuke ebamugavustunne, see võib ka häbitunne olla või valutunne. Midagi nagu toimus ja see ei olnud okei. See on väga oluline seda jälgida. Seda saab teha teraapias, terapeudiga seda jagades. Või kellegi inimesega, keda sa usaldad, et sa saad nagu tagasi selle, et sa saad kellegiga arutada, mis sinu kogemus oli, sest kõige olulisem on see, mis sina tunned, mis sinu kogemus on, siis tulevad teised inimesed, siis sa oled võimeline ka teisi mõistma, teistega käituma sel viisil, et sa austad ka nende piire, aga see algab kõik iseendast. Kui sa oled selle teatava teadlikkuse saanud, siis sa tead ka, meie sees on sisemine tarkus, intuitsioon, kuidas iganes sa seda nimetad. Ja ta tegelikult ütleb sulle, mis sinu jaoks kõige õigem samm on igas hetkes, mida järgmisena teha. Aga nii oluline on teha see nii-öelda analüüsi koht ära.
kui mingi olukord toimus või midagi oli, mis siis toimus, mida ma selle kaudu õppisin ja mida ma tahan muuta, mis on see järgmine samm või see muutus, mis ma tahan teha läbi selle. Ja, et piiride, kui korra tulla tagasi olulise punktini, siis piiride teema on väga tugevalt vihaga seotud, et tihti viha näitab meile seda, kus meie piir on ületatud. Ja siis on veel küsimus, et kas me lubame endal seda viha tunda ja väljendada, see on järgmiste videode teema. Aga viha tihti näitab meile seda, et meie piirist on astutud üle, mingisugusest piirist, kas füüsilisest või emotsionaalsest. Füüsiline piiri ületamine on see, kui keegi puudub või katsub sind viisil, nagu sa ei taha. Keegi näiteks kallistab sind või puudutab sind, tuleb sulle lähemale, kui sinu jaoks on okei. Et see on samamoodi piiriületus, rääkimata siis muidugi näiteks seksuaalsest ahistamisest või väärkohtlemisest või füüsilisest vägivallast. Need on väga ilmselged füüsilise piiri kuritarvitamise ja ületamise näited. Aga samamoodi olulised on need emotsionaalsed piirid, nagu see näide, mis ma tõin, et need on täpselt sama olulised. Et kui keegi ütleb mulle midagi, mis tegelikult mulle tegi haiget. Jah, ma võin endast seda vaadata ja see on ka oluline vaadata, et miks see tegi haiget ja see eneseanalüüs tegi, et mis toimus. Aga see ei tähenda, et see on okei, et see inimene ütleb seda, mis sülg suu toob või väljendab seda, mis ta tahab, sest see puudutab empaatiat ja taktitunnet. Et ma eelmises videos ütlesin, et minu jaoks armastus on mõistmine ja see tuleb ka siia videosse, et see on ka väga oluline siin, et kas ma mõistan seda teist inimest tegelikult või ma armastan teda viisil, nagu mina arvan, et ta tahab, et ta oleks armastatud. Küsimus, kas ma olen ta käest küsinud, kas ma tean seda inimest tegelikult ja kas ma armastan teda piisavalt, et vaadata tema sisse, tunda teda, märgata teda päriselt ja austada teda läbi selle oma käitumise. Kuidas tema tahab, et ma teda kohtlen? Kuidas see inimene tahab või kuidas mu partner tahab, et ma teda armastaks? Ja muidugi see käib ka teistpidi. Kuidas mina tahan, et mind koheldakse? Kuidas mina tahan, et mind armastatakse? Et see on ka väga tugevalt piiridega seotud ja nüüd väike kodune ülesanne, mida sa võid teha. Ja see on see, et kui sa mõtiskled natuke sel teemal, sa kuulasid seda videot piiridest, siis pane enda jaoks kirja, võib-olla mis mõtted sul tekkisid sel teemal, võib-olla sul tuli meelde mingi situatsioon minevikust või mingi asi tuli ülesse või tuli meelde, sa tahad seda lähemalt vaadata, pane see kirja ja pane ka see kirja, et mis on see, mis sind käivitas või mis pani sind mõtlema. Ja teine on see, et pane kirja justkui iseendale. See on nagu eneseteadlikkuse harjutus ka, et millised on minu piirid. Sa võid võtta valdkonniti, ehk siis võtta nagu töö, näiteks töö, karjäär, kodune elu, kodu, lapsed, minu partner, minu elukaaslane, minu abikaasa. Et teha nagu eluvaldkondade kaupa, võib-olla vaba aeg, sõbrad ja panna nendes valdkondades või lahtrites, kui sa jagad need lahtriteks, pane kirja igas lahtris, millised on minu piirid, nii füüsilised kui emotsionaalsed praegu, selles eluetapis, kus ma praegu olen. Ja usalda, kui sa seda teed oma sisetunnet, et kuidas ma tahan, et kuidas mulle lähenetakse, mis näiteks teemad ei ole mulle sobilikud arutada selle inimesega või selles valdkonnas. Ma lihtsalt toon näiteid, et kui sa seda kirjutad. Millised on mu vajadused? Ütleme, et mis on need asjad, mida mina vajan sellelt inimeselt või selles situatsioonis. See on samamoodi piiridega seotud. Ja pane need kirja ja pane ka kirja, kui sa oled selle ära teinud, sinna alla, iga valdkonda alla see, et millised on praegu need piirid, mida ma lasen ületada. Või kui ma märkan kohti, kus ma tegelikult ei seisa enda eest ja ma ei märka enda piire. Ma ei märka neid kohti, et keegi ütleb mulle midagi, teeb midagi, mulle tegelikult ei meeldi see. Üks näide sellest on ka see, et kui keegi küsib mult midagi, et kas sa tahad seda teha, kas sa tahad midagi teha, teeb sulle mingi ettepaneku ja sa ütled jaa.
ja tahan küll, aga tegelikult oma sees sa tunned, et ei, ma ei taha seda teha. Tegelikult ma ei tahtnud seda teha. Aga ma ütlesin jaa. Et see on ka näide sellest, kus sa näiteks ei pane oma piire tähele või sa ei ole aus enda vastu, sa ei kuula ennast ja sa lased seda piiri ületada, et sa võid mõelda situatsioonidele oma elus, kus sa oled seda teinud, võib-olla töö juures, võib-olla sa süstemaatiliselt teed asju, nii-öelda paned ennast kirja ülesannetele, väljakutsetele, mida sa ei taha tegelikult teha, aga teed ikkagi. See on väga hea koht, kus sa panna kirja sinna valdkonna alla ja panna kirja, et jah, et see on see piir, ma peaks selle üle vaatama. Ma peaks vaatama, et miks ma seda teen, miks ma lasen seda piiri ületada või miks mul on raske ennast kuulata, miks ma ei suuda öelda ei. See on väga palju piiridega seotud. Miks ma ei suuda öelda ei mingis situatsioonis või mingile inimesele? Kas see on hirm? Kas see on ebakindlus? Kas ma võib-olla arvan, et ma ei ole piisavalt väärtuslik või piisav, et ennast väljendada ausalt? Et sa võid nagu mõelda hiljem sellele ja panna siis kirja iga valdkonna juurde, et mis on need piirid, mida sa nagu praegu vajavad läbivaatamist võib-olla, mis ei ole nii paigas, mida sa lased ületada. Võib-olla sa leiad ka piire, mida sa tahad muuta, et sa tunned, et see on okei seda muuta. Aga pigem keskendu sellele, et mis piirid need on, mida sa praegu ületada lased ka oma partneriga. Võib-olla, kuidas ta sind katsub, puudutab, kuidas ta sulle läheneb. Kui sa vaatad endasse, siis mõtle läbi, võib-olla läbi mingite situatsioonide või sündmuste või olukordade, mälestuste. Kas see on okei? Mida ma tegelikult tundsin sel hetkel? Ja kas ma olin enda vastu aus, kas ma väljendasin seda oma partnerile või ma ei väljendanud seda? Et see on see kodune ülesanne, mis ma soovitan sul teha, eriti kui sa oled mu varasemaid videosid kuulanud, kui see teema sind kõnetab, piiride teema, ja sa tahad seda sügavamalt endas vaadata, siis tee kindlasti seda harjutust. Ja teine asi, kui sa tunned, et sa tahad mulle kirjutada, siis võta minuga ühendust meiliaadressil. Ma panen selle, see on tegelikult mu iga video alla, aga ma panen selle video alla ka või siis minu Facebooki lehe kaudu. Ja hea meelega ma aitan sul vaadata teraapias seda teemat lähemalt ja vaadata võib-olla sinu piire. Et teraapias saab väga hästi töötada oma piiridega ja nende muutmisega, nende seadmisega, nende ülevaatamisega ja ka nende haavade või traumadega, mis on seotud nende piiridega, et miks ma ei suuda oma mingeid piire kehtestada või ma ei oska või ma ei tea, kuidas seda teha. Kõike seda saab vaadata. Seega aitäh kuulamast ja kui sa tunned, et sa tahad mulle kirjutada, minuga ühendust võtta, siis tee seda. Ja ilusat päeva!